saali alguse puhul mina tahan teile jutustada täna ühe loo, mille on kirjutanud Juhan Jaik. Ja see räägib sellest, et vanalõokese koolis oli ükskord olnud väga tark poiss, Juku Kuhi, vana Juhani poeg. Tema oli kohe kaugelt näha, et ta oli tark. Tal oli kohe niisugune suur pea ja inimesed arvasid, et selline pea ju peab tarkust täis olema ja mõtle, kui palju seal seda tarkust on. Ja Juku oli tark. Kui õpetaja küsis tema käest näiteks 1 sõna, ta vastas 10. Kui õpetaja küsis ta käest 10 sõna, Juku vastas 250 sõna. Nii et mõnikord õpetaja läks isegi Jukuga vaidlema, et kes siin õpetaja on, sina või mina? Vaat nii tark poiss oli. Ja eks siis ju inimesed nuputasid, eriti lapsed, et kuidas saab olla, et Juku nii tark on. Keegi teadis rääkida, et Juku isa oli linnas käinud ja toonud palju tarku raamatuid ja kõik need siis pulbriks jahvatanud ja Juku iga päev võtab seda pulbrit ja sellepärast ongi tark. Aga Juku ütles, ei ole nii, mis te nüüd siukest hullu juttu räägite. Aga teine teadis jälle öelda, et Jukul on õppimismasin kodus tehtud ja see on tehtud vanast kapsamasinast ja triikrauast ja kraasidest ja kaljavaadi kraanist ja käi on ka. Käial on siis niisugune rihm peal, mis on selle masinaga kuidagi kavalalt ühenduses. Nii et sina pead panema pea sinna masinasse, siis käega ajad seda käia ringi ja siis need kraasivad sul selle rumaluse peast välja. Ja kaljavaadi kraani keerad lahti ja sulatarkus voolab sinu suhu. Aga Juku ajas kõik selle tagasi, ütles, pole niisugust masinat, no pole. Aga küsiti siis, kuidas sa saad nii tark olla? Tema ütles, olen lihtsalt. Isa on mul tark ja kui Juku hakkas rääkima oma tarkadest sugulastest, no siis ei tulnudki üldse sellel jutul lõppu. Nii. Aga seal koolis oli üks poiss ja temal oli väga väike pea ja tema ei olnud tark. Tema oli Jaan Terakene. Ja Jaanile oli ka isa öelnud, et Jaanikene, sinust tarka meest ei saa, aga mõistust sul on. Ja vaat selle mõistusega saad sina väga hästi elus hakkama. Jaan püüdis siis välja mõelda, et mis on tarkuse ja mõistuse vahe. Aga ta ei osanud ise välja mõelda, küsis isa käest ja isa seletas. Selle tarkusega on nii, et seda tarkust, mis sa oled õppinud, sul võib-olla iga päev ei lähegi üldse vaja. Aga mõistust läheb kogu aeg tarvis, öösel, päeval, igal pool. Ja selline asi on ka. Et kui inimene kõike seda tarkust, mis ta ära õppinud on, mõistuseks ei oska muuta, siis tema võib elus päris hätta jääda. Seda oli Jaanikesel natuke lohutav kuulda küll, et tal ikka vähemalt mõistust on, aga ta oleks tahtnud tark olla. Oleks tahtnud. Samas oli tal hirm ka, sest tal oli ju niisugune väike pea. Ta kartis, et kui ta nüüd näiteks hakkaks õppima väga, äkki läheb see pea prõksti katki niimoodi ühtäkki. Õnneks sai Jaanikene kokku ühe linna väga targa sugulasega. Linnas elas. Ja see oli kirjakandja linnas. Ja see mees peab olema väga tark. Sest mõtle, kus sa tead kirja täpselt sinna viia. Ja siis Jaan kurtis talle, et missugune mure tal on. Et äkki see pea läheb niimoodi katki, kui väga palju õppida. Selle peale too kirjakandjast linna sugulane ütles, et ei, ära selle pärast muretse. Mina olen mitu korda pead elus väga raskete asjade üle murdnud, mul pole pea katki läinud. Nii et õppi aga hoolega, Jaanikene. Ja Jaan hakkaski õppima. Ja ta õppis niimoodi, et üks päev õpetaja küsis Jaani käest 5 sõna. Jaanil oli vastuseks 10. Järgmine päev õpetaja küsis 10 sõna. Jaanil oli juba 50 sõna vastata. Ja niimoodi hakkaski iga päev asi paremaks minema. Aga kes sellest muidugi ära ehmatas, oli Juku. Niimoodi ju Jaan saabki kõige targemaks poisiks koolis. Ja nüüd tuli Jukul küll hirm peale. Ta isegi proovis natuke neid raamatuid pulbriks ajada ja siis proovis neid hommikul võtta, aga küll oli ikka halb. See ei läinud. Ja siis ta isegi ehitas sellise õppimismasina. Tegigi nii, nagu ta arvas, et selline asi siis võiks olla. Pani pea sinna sisse ja ajas käia ise ringi. Ja küll oli valus, need kraasid kratsisid pea puruks kõik ja
ja kaljakraanist ei tulnud ka midagi muud kui ainult õhku. Noh, see asi ka läbi ei läinud. Aga siis tuli Jukul meelde üks võimalus veel, kuidas targaks saada ja tema pani ühel ööl raamatu endale padja alla. Ja hommikul ärkas, kõik see raamatutarkus oli peas. Noh, Juku läks ahneks, järgmisel õhtul pani kohe terve suure virna raamatuid niimoodi padja alla, läks magama ja kujutate ette, mis hommikul juhtus. Juku ärkas ülesse, pead pidi toas kinni, keha, käed, jalad, kõik aknast väljas. Pea oli nii suureks läinud sellest tarkusest, et terve tuba oli Juku pead täis. Ta ei saanud seda pöörata ega käänata. No kujutage ise, kuidas selline asi võib ikka ära ehmatada. Juku hakkas nutma kõva häälega, karjus ema, isa appi ja isa tuli ruttu puutöömehed, tulge lammutage Jukul see maja ometi ümber pea ära. Aga niipea, kui puutöömehed hakkasid seal saagima ja lõhkuma ja kõik see oli valus ju Juku peale. Juku karjus, ärge tehke. No, aga mis sa teed siis? Siis kutsuti arstid. Igasugused nõuandjad tulid ja ei osanud nad midagi teha. Üks siis ütles lõpuks, et ega siin muud ei ole. Kui sealt raamatutest see tarkus sinna pähe läks, siis see peab ju kuidagi sealt välja ka tulema. Pange midagi tühja pea alla, tünn või siuke suur kirst või miskit. Ja see tundus küll väga tark mõte. Isa isegi maksis sellele mehele. Aga kui hakati siis Juku pea alla midagi toppima, tuli välja, et see on nii kõvasti seal toas kinni, et sinna ei mahtunud isegi tikku tops alla. Noh. Ja kõige hullem oli ju see, et kogu aeg sealt raamatutest tuli seda tarkust juurde ja see pea kogu aeg läks suuremaks ja suuremaks, veel. Küll see oli all. Ma ütleks, et see oli isegi täitsa jube ju. Aga Jaanikene tuli ka sinna ja tema käis seal, vaatas seda Jukut niimoodi ja vaatas aknast sisse, Juku pead vaatas sealt aknast sisse ja siis hüüdis. Juku, ütle, kumma sa valid? Kas maa pealt maasika või kivi pealt kirjalise? Jukul oli kõht tühi ja ta nii tahtis maasikat, hüüdis. Maa pealt maasika. Ai, Juku, vastus vale. Maa pealt maasikas on üks väga halb asi, aga kivi pealt kirjaline oleks olnud linnupesa. Ai, mina mõtlesin, et maasikas on ikka maasikas, no vot ei olnud. Ja siis nägid kõik, kuidas Juku pea läks nõksti natukene väiksemaks. Ja Jaan küsis edasi. Juku, kumma sa valid, kas kadaka alt karvase või silla alt sileda? Juku karjus kadaka alt karvase. Ai, Juku, vastus vale, kadaka alt karvane on väga halb asi, aga silla alt sile on kala. Ja kõik nägid, kuidas Juku pea läks naksti jälle natukene väiksemaks. Ja siis Jaanikene küsis veel ühe küsimuse ja veel ühe küsimuse ja veel ühe küsimuse ja veel ühe küsimuse ja lõpuks oligi Juku pea niisugune, nagu see oli olnud ennemgi. Ja Juku saigi sealt toast välja, ruttu jooksis välja sealt. Kõigi rõõm oli lõpmatu suur. Et see asi nüüd ometi nii õnnelikult lõppes, aga teate, kõige rõõmsam oli Jaan. Sest tema saigi aru, et mõtle, tema mõistus oli ülekaalunud kõik selle Juku suure tarkuse, mis temal seal pea sees oli. Ja ongi kõik. Head kooliaasta algust kõigile nendele, kes kuidagi midagi õpivad. Ja kõigile nendele, kes kuidagi midagi õpetavad. Ja sellised videod peavad ju lõppema niisuguste sõnadega, et kui teile need lood meeldivad, mis ma siin jutustan, siis palun väga subscribige. Ja andke teistele ka teada, siis on ju rohkem kuulajaid ja võibki juhtuda, et võib-olla keegi just kuuleb seda lugu, mida temal elus väga vaja kuulda on.